1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3. Täna pärastlõunal käis Tallinna Kalevi staadionil ja ümbruskonna haljasaladel vilgas tegevus. Tuhanded tantsijad olid jõudnud Tallinna ja algas ettevalmistus tantsupeo peaprooviks ja 3 etenduseks. No kus kohast teie poisid tüdrukud pärit olete? No, Ridalast. See on siis Läänemaa ja nii kaugelt sai tuldud nüüd Tallinna tantsupeole? Jah. No mismoodi on kipsis käega tantsida? No tegelikult on suht raske, aga saan hakkama. Kas olete täna jõudnud juba ka midagi proovida siin samas staadionil? Ei, praegu veel ei ole. No aga kuidas tundub? Saate hakkama, on tantsud selged? Enamasti jah. Me oleme laagrisädemed. Mis see laagrisädemed täpsemalt tähendab? Ütlen ette rahvatantsurühm äkki või? Ja rahvatantsurühm. No öelge, kui palju teie harjutanud olete, et siia täna nüüd lõpuks ka jõuda? Umbes 2 korda nädalas tegelikult, aasta algusest peale. Kas siia jõudmine oli keeruline ka teie jaoks? Minu jaoks küll jah, vähemalt väga närvi... Oota, ma mõtlen, kuidas ma seda ütlen. Äkki tegi närviliseks? Jah, väga närviline teekond oli. Aga öelge, kuidas siis täiskasvanutel tunne on nüüd esimeses proovis? Tunne on juba ülev, sest me oleme saanud oma harjutatud mustrid läbi harjutada ja tunne on, et võiksime tantsida küll juba tantsu peal. Aga mis see tundub hetkel veel ikkagi kõige raskem? Et ma saan aru, et olete küll ränka tööd teinud, aga praegu? Teistega lihtsalt kokku harjutamine, kõik see mustrid ja liikumine, aga see tuleb, sest see on alles esimene päev ja rõõmu on juba palju. Esimene takt ja teine takt. Teie, Maria, olete Tallinna liigi juht, et mis see nüüd täpselt tähendab? Tallinna keskseid tantse või midagi muud? No Tallinna keskseid tantse võib-olla mitte nii otseselt küll, aga see on see pealinna identiteet selles Eesti rahvatantsus, et mida see ühe tänapäevase linnainimese jaoks tähendab ja kuidas tänapäevane linnainimene ennast selles rahvatantsumaailmas väljendada saab. No mismoodi see nendest tantsudest välja tuleb, et te olete kindlasti ju väga palju tööd sellega teinud? Ja meil on väga huvitav ja eriilmeline repertuaar, kus me saame näidata nii neid linnasüsteeme, sellist mõnusat rööprähklemist ja hoogu, kui ka väikest unistust looduse ja sellise rahulikuma tempo järgi ja kindlasti ei puudu meie repertuaarist ka selline lustlik hoovõtt selleks suureks peoks. Nüüd sul tuleb lambukese kombinatsioon. No meil ongi ise oma pidu tõesti, sest me räägime sellest, mis on meile oma ja oluline. Meid on ju vähe, Eestimaa on väike, aga meie igas eri nurgas on nii palju erinevat nii-öelda kultuuri tegelikult, eks, et meil on igas nurgas omad tantsud, laulud, pillilood, murdekeel, tavad, kombed ja läbi selle me siis tahamegi näidata meie Eesti erinevaid värve. Ja et seda kõike näidata, jõudsime suguvõsa kokkutulekuni, sest meie suguvõsades on samamoodi ju väga erinevad isiksused kõik koos. Et see on ikkagi siis selline pidu, et siit nurgast ja sealt nurgast ja keskpõrandale kokku, ehk siis siia Kalevi staadionile. Täpselt nii, sest tegelikult kui sa mõtled, siis tantsu ja laulupidu ongi ju nagu suur suguvõsa kokkutulek. Sa ei teagi, kes su kõrval laulukaarel seisab, aga tegelikult äkki on su sugulane kaugelt. Tantsupeo peaproov ja etendused toimuvad 3. ja 4. juulil. Piletid on küll välja müüdud, kuid reedel teeb tantsupeost otseülekande Rahvusringhääling.